mina olen Marie ja ma olen lennujuhtimisseadmete süsteemiinsener. Mida see tähendab? See tähendab seda, et igapäevaselt töötame lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsis, et me tagaksime ohutu õhuruumi. See tähendab seda, et igapäevaselt hoiame seadmeid töökorras, hooldame neid, remondime neid ja vajadusel leiutame uusi lahendusi, et õhuruum oleks veelgi parem. Mida teised arvavad, et sa teed? Teised tihti arvavad, et ma töötan siin kõrval Tallinna lennujaamas ja minu kaudu saab odavaid lennupileteid, aga nii see kahjuks ei ole. Mida sa vabal ajal teed? Vabal ajal tegelen tippspordiga ehk mängin kurlingut ja veedan aega oma perega. Sa oled tippsportlane. Mida sport sulle õpetanud on? Sport on mulle seda õpetanud, et tuleb olla järjepidev ja enesekindel ja teha kõik, et oma saavutused saavutada. Mida sa viimati lugesid? Ma lugesin viimati ühte põnevat artiklit selle kohta, kuidas üks suur ettevõte tegi oma artikli kasutades AI-d, aga tuleb välja, et seal oli väga palju vigu ja AI-d ei saagi usaldada. Keda sotsiaalmeedias kindlasti jälgima peaks? Sotsiaalmeedias peaks Instagramis jälgima kindlasti ühte ägedat spordipaari, The Woodhalls, kes on saavutanud väga palju, näiteks mõlemad on saanud Pariisis olümpiakulla. Kelleks väike Maria saada tahtis? Väike Maria tahtis saada tantsijaks, siis ma tahtsin saada tennisemängijaks, aga tuleb välja, et minust sai hoopis insener ja kurlingumängija. Miks sa Lennuakadeemia valisid? Kooli ajal ma ei olnud kõige tublim õpilane, seega ma pigem proovisin miinimumpingutusega teha maksimumtulemust. Siis ma leidsin Lennuakadeemia kodulehe gümnaasiumi ajal ja kuna see tundus nii eksklusiivne, siis ma kohe läksin vaatama, mis erialad pakkumisel on. Ja leidsingi endale sobivaks sidenavigatsioonisüsteemide käitamise. Milline oli Lennuakadeemia õpe? Lennuakadeemia õpe oli rakenduskõrgharidusõpe, mis kestis 4 aastat. Selle jooksul käisime paljudes lennundusettevõtetes tutvumas nende tööga ja lisaks käisime Eeniksis näiteks jootmas ja ka Ridalis purilennukitega lendamas. Kas sul on lemmikinseneeria stereotüüp? Insener ei ole mustkunstnik. Mida sa oma tööpäeva jooksul teed? Tööpäeva jooksul lahendan erinevaid probleeme ja palju on meil ka paberitööd, aga õnneks enamus aega saame teha seda, mis meile meeldib. Kui palju sul rahvusvahelist koostööd on? Rahvusvahelist koostööd on omajagu, kuna ka teised lennujuhtimiskeskused on ju kõik välismaal. Seega igapäevaselt suhtleme enamasti ainult inglise keeles. Kes võiks õppida inseneeriat? Inseneeriat võiksid õppida kõik inimesed, kes on lahendustele orienteeritud, head suhtlejad ja ka oskavad hästi koostööd teha. Mis sinust edasi saab? Veebruaris läheme olümpiale ja võib-olla pärast seda võtan ka teise koera. Aga ma lähen nüüd koosolekule. Tšau!